antidepressandid. Ma teen sellest ka laivi. Antidepressantidest loobumine. Selle mõttega ma flirtisin päris tükk aega. Esiteks ma jõudsin otsuseni, et aitab küll, on aeg ennast kokku võtta. See viis nagu otsuseni. Nüüd on aeg lõpetada joomine. Hakkasin keskenduma enda muredele, enda probleemidele. Miks ma üldse depressiooni tundsin, miks ma üldse olen ärev. See omakorda aitas mul jõuda, et ma hakkan endast füüsiliselt lugu pidama, et ma hakkan enda vaimsest poolest lugu pidama. Ja see omakorda tõi mind punkti, kus kõik hakkas paremaks minema. Ei põgenenud enam oma murede eest, ei põgenenud enam tunnete eest, vaid pigem just uudishimulikult läksin endale vastu, lubasin neil juhtuda, uurisin, küsisin endalt, mille pärast nii võib olla üldse. Ja see kõik andis ajapikku stabiilsem enesetunde, üldse usku, lootust, et lähebki paremaks. Kuniks lõpuks ma jõudsin sellise otsuseni, et äkki saab ilma ravimiteta hakkama. Ja see tunne oligi võõras. Natukene oli tunne, et tead küll, nagu murad käeluu, siis pannakse see kips ümber, siis on see turvaline, kaitseb, midagi ei juhtu. Samamoodi oli mõttega loobuda antidepressantidest. Ikka olid mõtted, mis siis saab, kui see tagasi tuleb, mis siis saab, kui paanikahoog tuleb. Ma võtsin samamoodi nagu joomisest loobumisega päev korraga ja mind rahustas hästi palju see teadmine, et ma hoolitsen enda füüsiliselt, vaimselt ja kui midagi peakski juhtuma, on mul kõik vahendid ja teadmised olemas, et minna tagasi selle variandi juurde, mis siis enne töötas. Ja selles mõttes see teadmine samamoodi, et alguses ma panin kõik lootused ravimi peale, et ravim on see asi, mis teeb mind terveks. Kuigi nüüd ma vaatan sellele pigem tagasi niiviisi, et ravim aitas mul sümptomid maandada, aga mina ise olin see, kes otsib need põhjused üles, miks ma ennast niimoodi tunnen või miks ma tahan oma tunnetest põgeneda või ebamugavuste eest üldse. Ja see ravim ongi nagu tööriist, et ravim üksi ei tee terveks, vaid koostöö, sümbioos sinu enda tegutsemise ja ravimi koosmõjul, siis see aitaski mul jõuda punkti, kus ma siis mõtlesin, et annaks võimaluse proovida ka ilma ravimiteta hakkama saada ja